Tere tulemast tagasi vaatama siis viimased 9 korvi Alutaguse Open 2021. Mina olen Timo Juursalu. Ja mina olen Andrus Leismets. Oleme vaatamas siis liidkaarti ja kommenteerimas seda. Ja kes meil mängivad Roland Kõur, klubi Play Disc Golf Club. Hetkel PDK reiting 964. Pole paha ja hetkel skoor on -1. Martin Loim esindab siis Prodigy Disc Ambassador tiimi. Et viimane aeg oleks see Nokamil seda pidi keerata ja mängima hakata, Martin. Ja ühel Martinil siis -1 ja teisel Martinil -4. Ja siis kohalik Martin on praegu juhtimas. Ja kes ei näinud, siis Martin Auli väga head viset. Minge vaadake kindlasti üle front 9 siis ja rada 9. Markus Dvinjanino. Vahepeal jäi veel mainimata Chris Robin Sirge. Ja Markus näeb teid ka. Kõik, kes seda videot vaatavad, et Markus vaatab teile otse silma. Rada 10, par 3, 113 meetrit ja OB on ainult paremal pool ääres. Vasak pool, põld, kõik vaba, viska palju tahad. Ma julgen arvata, et nüüd me näeme päris mõnda viset sinna vasakule poole suundumas, et keegi ei taha siin selle parempoolse OB-ga väga flirtida. Aul läheb taga käega. Iseenesest ei ole super pikk vise, aga näeme väga hea vise täpselt Aulit isegi pikaks. Aga just see, et see tiiala on seal natukene metsa sees ja korv on siis lageda peale, enamus ajast ketas lendab ikkagi täitsa lageda peale, siis ei tea, et siin see, ma arvan, et see on siuke täitsa tavaline viga, mis tehakse, et ESK puhul, et sa ei taha parempoolse OB-ga flirtida ja täpselt viskadki sinna, keerad natuke kette üle. No see on igal juhul parem eksimus kui OB-se visata. Et... Ja Loim näitab ka meile ESK visata, aga see tuli natuke paremini välja. No see jäi sinna 7-8 peale. Chris Robin viskab kõrgele üles, et see on nagu oht. Ja õnneks tuleb enne OB-d maha. No seal jäi veel 4 meetrit kindlasti varuks. Ja Roland Kõur paneb siis tagant käega siin. Ja vist natuke jäi liiga palju aiserit peale. Ma arvan, et kas ta tahtis nii mängida? Võib-olla tahtis. No ma arvan, et äkki ta ei viska seda välja, siis viskabki niimoodi safe'i sinna vasakule poole. Et... Jah, teab, kus tal kõige parem ja mugavam nii-öelda läheneda on korvid on ju, et võtab oma punase ketta välja ja paneb otse korvi peale ja natuke pulsest välja 5 peale. Et sealt peaks olema hea puttida. Chris Robin on meil nüüd siin 13 peal. Ja kas alustab tagumist 9 siis, vabandust. Birdiga, aga ei, viskab alla. Viskab alla, lay up. Loimi teine vise on see nüüd. Ja Loim võtab siit birdi ära. Et see on tegelikult väga hea birdi. Ma statistikat ei tea, sul on siin kõrval. Palju siin... Birdisid võeti või? Birdisid võeti, jah. 11 ja 1 oli mina. Ja näeme siin Aul paneb ka birdi putti mööda. Et pärast seda iiglit ei tahtnud väga palju eest ära minna poistel, et jätab teistele ka võimaluse praegu. Ma drive'i vaatasin, siis just tundus, et sai nagu üles, et väga hea drive peale iiglit, kui käedel värisevad ja nii hästi järgmisel rajal drive'id, aga... Dvinja võtab siit parri, on väga õnnelik selle üle. Chris saab ka parri. Aga parr ongi hea. Parr, jah, absoluutselt. Siin rajal, ma arvan, võtad parri ja lähed edasi. 63 mängijat võttis parri sellelt rajalt ja ma ei tea, kas kõik nii õnnelikud nagu Markus Dvinjanino olid, aga nii rada või korv siis 11, par 3, 97 meetrit ja see on siis sellise väikse nii-öelda rajadisaineri vimkaga. Jah, siin on nüüd keegi kavalpea korvi pannud puude vahele ja mitte isegi maha, vaid
täitsa ülesse sinna nüüd. Et kuidas siit lähenema peaks, Timo? No ütleme nii, et see korv on kindlasti avatud nii-öelda vasakult poolt ja paremalt poolt, aga niimoodi otse siia lühikeseks jätta ongi nagu, et see, kus siis viskab sinna alla kuhugi. Kuhu Loim praegu viskas, et see koht peaks olema okei. No eks me kindlasti näeme, aga jah, sealt peaks olema variant. Minule endale meeldib sinna paremale poole mängida. Et seal on nagu minu meelest kõige suurem aken nii-öelda. No viskab, oi, päris pikaks läheb. Või siin peab päris täpselt korvi juurde ikkagi saama. Mina tean näiteks, et meie puulis mängis üks mängumees nimega Risto Neiland lihtsalt sinna puusse. Ja kuidas see toimistab? Oksad võtsid maha ja sai 2. Et jah, umbes täpselt. No, see on hea koht juba. Jah, see on päris hea koht. Me unustasime võib-olla mainida, et siin vasakul ja paremal pool on ka OB, aga ega ta vist väga palju ei mängigi, et peadki sinna puusse viskama nii-öelda. Kui kuningliku karu nii-öelda jälle mängida, siis on väga lihtne sinna puusse visata, on ju. Ja. Aga nüüd, kui vaja on, ega siis enam nii lihtne ei olegi. Nii. Et siin enamus on lähedale saanud. Et ta on küll 97 meetrit, aga need Roland mängibki täpselt sinna okstesse ja kukub maha ja ongi seal pulsais. Tõsta. Et 97 meetrit, aga nii palju mäest alla, et pigem mängib vist siuke 80-85 meetrit. No umbes nii ta on. Näeme nüüd Aulil on päris raske. Päris raske vutt, aga kuidagi leidis selle tee sinna puude vahele ja käis kettides ka ära. Natukene on siin julgem jälle korvi rünnata, sest kui sa viskadki korvist natuke mööda, siis see ketas kaugele ei liigu, et ta jääb nagu ikkagi seisma. Ei tea jah, et nägin meie puulis üks mees pani ka julgelt sinna ja oli teisel pool 9 peal, et kui ta ikka kõigest mööda läheb kuidagi moodi, siis on päris kaugel, aga siin Tvinja paneb 2 sisse. Nii et Tvinja ja Aul on nüüd viigis -4 peal. Nii, Roland saab 2. Chris Rohin võtab parri. Ja Loimile ja Aul ja Loim ka parrid. Nii et suurtemate kadudeta läks see rada ja rada number 12. Rada number 12, par 3, 92 meetrit. OB on siis paremal pool ääres. On nii öelda tuntud kui lambirada või laternarada, et ma tean, Andrus, sa ühe korra vist said selle laternale pihta. Ja see oli 1 aasta Openi, kus ma mõlemal ringil sain sinna laternale pihta, et viskasin selle laterna kaitsmisele katte sealt maha alla. Aga sealt täitsa selle laterna alt ongi nagu minu meelest see ideaaljoon. Ja, et Vinja läheb nüüd üle. Aga see on liiga kõrge, ma arvan. Liiga kõrge. See ei jõua kohale. Lipp näitab, et tuult ka hetkel ei ole. Et kui nüüd kuninglik karu sai muudetud... See tundub hea joon. Kas jaksab minna ka? See õunapus saab mööda. Ja täitsa hea tegelikult, et 10 juures. Kui kuningliku karu sai muudetud, siis see tiiala nii-öelda kaduski nagu ära ja nüüd on sama koha peal, eks? Jah, ta on täpselt sama koha peal. Loim läks lõikama, võt see on nüüd see, mida ei tohi teha. Et sealt teist viset on ka päris raske teha. Aul läheb üle laterna ja see on 10 sees. Oi, kui hea roll. Kuidas sina seda rada, Andrus, mängid? No täpselt samamoodi nagu need mehed, aga ma ei viska üle laterna, vaid ma tahaks kuidagi laterna alt saada, pigem vist. Aga ma ise mängisin natuke liiga laialt, et see parempoolne OB tuli isegi korraks mängu, aga õnneks ei sisse. Nii, Loim on nüüd, nagu ma ütlesin, et see on päris halb koht siin olla ja sai kohe männi oksa ja sealt kukkus otse alla, et... Ja nüüd on päris raske seda parri siit päästa ja viskabki lihtsalt korvi alla. Võtab oma rohud ära ja võtab 4 ja liigub edasi järgmisele rajale, et...
Intvinja on üks 17 peal. Päris hea ranni annab. No see oli peaaegu Ahtmest. Peaaegu Ahtmest, jah. Nii, Chris Robin. Opa, ka natuke madal. Ikka alarauda. Neid me oleme täna näinud piisavalt, et see Roland nüüd korrigeerib. No Roland, ole poiss ja üllata meid. Ei. No, ketib. Parem. Igal juhul parem, et... Parem kui alaraud, jah? Jah. No nii, kas Martin Aul suudab võtta pöördi? Tee panus, ma arvan, et võtab ära. No ta juba sihtis nii kaua ja näitas ette ilusti, kuhu ta tahab ja et üldjuhul mingi hetk võiks ju ikkagi sisse minna. Ütleme, et need parriputid olid tal nagu kuidagi kindlamad, kui need pördiputid on, et ketas laperdab rohkem. Aul läheb nüüd liidriks jälle -5-ga. Ja sai nagu nii-öelda väikse vahe sisse. Nii, korv 13, par 3, 100 meetrit, teada-tuntud Saare rada. Aga, et jälle ei oleks nii lihtne, siis seekord mängitakse Saare rada hasardreegliga ja siis see ainult seal all see saar on nii-öelda safe ala. Ja siin kõige siis tavapärasem on vist tagaga Haiser üle puude, ma arvan, et me näeme enamuse esituses seda siit, et Aul lähebki sealt üle puude. Tundub natuke liiga kitsalt, aga kas kukub piisavalt kiiresti ja tundub, et on safe? Safe jah, sinna selle kõvera kuuse juurde nii-öelda. Siin on Inov läheb ka tagakäega, aga okei, putteri play ka. Läheb otse peale. Otse peale ja kas saab siit mööda. See jäi lühikeseks. Okei, see jäi hasardisse, aga selles mõttes ikkagi okei koht, et sealt saab rahulikult korvi mängida. Roland läheb ka otse peale. Ka otse peale, jah. See tundub, kas triivib pikaks. Ei, safe, väga hästi. No, 11 peale, et sealt on natuke. Ei tea, kas see hasard nagu muudab seda mängujoonist, et kas hakkad mõtlema, et lähed, kas tasub minna üle puude, et äkki jääb kinni sinna kuskile täpselt nii nagu Chris Robinil praegu jäi, et siis on... No siis on ikka suur pahandus. Et mina ise mängin seda rada üldse ees käega ja mängin ka otse peale, ei ole selliseid pahandusi, et kuhugi metsa sisse. See on tundub kõige parem, et ja nagu näeme peaaegu pulsais ka. Et see paremal pool on need puud on nüüd ka ju nagu ennegi mainisime, et männid on kasvanud, aga need samamoodi kasvanud, et nii, siin poisid arutavad midagi. Keegi nii, Markus teeb siin looduse pilte. Siuke väike eeske põks. Ja korvi oli ilusti. Et saab 4 kätte ja kukkus ketas maha. Chris Robin seal puu taga nagu Ilves ühes teada-tuntud laulus. Ja siit viskab teisele poole 8. Vastu tuult, et võiks tuul alla ja... No, lipp näitab samamoodi. Ja. Nii, Rolandil võimalus pördi võtta. Taga tuul. Tugev putte ikkagi jääb natukene madalaks. No ma pakun, et vähemalt ühe pöördi me siit näeme ära. No ilmselt see on Martin Lai. Ma arvan, et paneb ära. Nii, Chris Robin ja hoi. Päris kindel oli. Chris Robini ring on ikka väga raskelt täna kulgenud, et
ja et alustas ju -1 pealt. -1 pealt ja +2 peale juba mänginud ennast ja et see rada ei tohiks nii raske kindlasti olla, et oleme näinud, et täna ei ole võib-olla discgolfaritel ikka satub, et ei ole see päev on ju, et on sul Andrus mõnikord tulnud nii välja, et no ei ole täna minu päev. Mul on neid päevi rohkem kui neid, kui on minu päev, nii et no õnneks on ka sinu päevi olnud, et muidu sa siin meil ei oleks. Milline vaade? Jaa, ilus vaade. Väga head tööd on teinud niitjad. Aga korv 14, par 3, 132 meetrit ja ilus kivirada siis meil. Ja siin nüüd ei ole vist midagi muudetud suure rajaga võrreldes, et kõik on sama. Jah, täpselt kõik on sama. OB vasakul seal lõpupoole ja nii-öelda paremal ka keset seda põldu seal, et karistab ära ainult valet drive'id. Nii, Loim näeb tagakäega ja no, ütleme nii, et oleks võinud natukene paremini minna, et skippas üle selle... Oleks võinud putteriga visata. Skippas üle selle 3 meetri joone, mis seal kividest on tehtud. Ta oleks sinna taha kinni jäänud, oleks väga head. Aul läheb nüüd oi. See on liiga otse peale. Ja. See driftib küll nüüd OB-sse. Nii on. Graafika meile ei näita seda praegu, et võib-olla jäi siis... Võttis mingi puu sealt või? Võttis puu maha, jäi seifi. Nii, see on nüüd hea joon. Ja ma ise oleks arvanud, et Aul läheb ka pigem sellist joont mängima, et seda tutsu tal nagu on käes, et sinna ära visata 132 meetrit. Nii, nüüd näeme Eske joont. Aga see tundub safe play või? Või? Kas ta nüüd, ikkagi ei seifi, et tundus küll, et siin ikkagi süke 30 meetrit või umbes midagi sellist ei korvini, et kas see Markus mängiski nagu seifi või jäi liiga madalaks ise? Päris täpselt nagu ma siit nüüd aru ei saanud. Chris Robin viskab sinna 10 meetri joone taha. Ja Tvinja nüüd siis teine vise. Ja tundus, päris kaugel oli ikka. Kui ta tahtis nüüd korvi rünnata, siis oli ikkagi ebaõnnestunud vise. Nii, aga kas Saulil ikkagi ei seifi see esimene vise? Tundub, et selle männi külge ta oma selle drive'i nii-öelda istutas või? Ja siit oma selle ketta leidis ja järgmise viske tegi. Ja seda korvi on nüüd selles mõttes puttida natukene hirmsam kui seda, mis seal puude vahel oli. Et siin, kui ikka paned täitsa mööda, siis oled teisel pool 10 peal või? Ma kuulsin lugu, kuidas MA3 võitja Oliver Võõbus seda korvi 7 meetri pealt puttis. Oled kuulnud? Olen kuulnud, jah. Turboputiga. Turboputiga. Võttis kätte ja pani turboputi ja pani sisse ja... No ütleme niimoodi, et võitja üle kohut ei mõista, nii et ju siis ta tegi kõik õigesti. Eks tuleb oma neid tugevaid külgi nii-öelda mängus tunda, et ja neid ära kasutada. Just nimelt nii, aga jah, Auli kettas oli siiski safe, ta sai 3 kätte ja siit võtab Chris Robin oma 3, Roland 3 ja Loim paneb ka parri sisse. Ja Martin Aul siis tähendab 5 liider, Tvinjaninov 3 ja Loim 2. Korv 15, par 3, 87 meetrit, siit 2 puu ja sipelgapesa juurest. Viskad siis siia õunapuu taha, siis on kivide juures paremal pool ja vasakul siis suur paju. On kaitsmas natuke seda korvi, et kuidas sina seda rada mängisid? Treeningringil mängisin tagakäega ja siis kui võistlused kätte jõudsid, siis vaatasin, et tegelikult eeskäega on ikka palju lihtsam mängida. Täpselt nii nagu Loim praegu näitab. Et siin korvi taga on ka OB on ju, aga ma vist ei näinud küll kedagi, et keegi oleks sinna visanud. Jah, pigem oli täpselt nii nagu Loim praegu viskas, et sinna paremale poole sees käisid. Aga kas see OB võiski hirmutada teda? Ei tea, ei usu. Lihtsalt võib-olla see tiiala on seal niimoodi 2 puu vahel, et see on nüüd see hea joon. Et pigem viska sinna suure puu peale, aga jääb ka lühikeseks.
vaatan korra statistikast üle, et 87 meetrit on, need mehed peaks välja viskama küll. Jah, et ei teagi, miks siin nagu tuul paremalt vasakule tuul, nüüd Roland teeb väga hea visket. Aga natuke jääb OB-st puudu, et ega see OB on suht lähedal. Siis ongi hea vise tema, kui OB-st teeb puudu, siis ongi hea vise. Tegu on siis kerguselt 3. rajaga. Said pördi kätte? Mina, muidugi. Nii, Tiina Niinov eest käega. See tundub jah, maandus küll pulsaisse, aga nüüd need Virtis OB-ga ja lõpuks on 12 peal, et liiga kiire ketas oli või? Ütleme nii, et see niitmine ja nüüd see kuiv periood on selle muru nii-öelda täitsa ära küpsetanud ja ei ole enam väga palju rohelist muru näha, et on siuke kuldne ja selle pealt skipib väga hästi. Nii, Loim. Comeback Oppa! Ja peaaegu ilma kettideta. Et nii kaugelt putis sisse, et ei jõudnud korvini joostagi. Aga nagu lippudest on näha, siis on ikkagi seda tuult siin mäetagusel. No tavapärane mäetagusel. No siuke tavapärane, jah. Et Niino nüüd kas putis tagant tuul, nüüd lipust ei saa aru, aga tundus, et tagatuul oli, et surus selle kette nii kiiresti alla. No Chris Robini koht oligi selline väga kehva ja väga lihtne on seal madalaks jätta, kui sul on nagu nii-öelda kõrgem asi siin silmapiiril ees. Nii, vaata, Aul on nüüd oma positsioonil. Sees, pakun sisse. Pakun, jah. Ai, liiga ahne oli. Liiga lähedal oli ka vist ikkagi. Ei, see putt ei läinud. Ikka lipud päris hästi möllavad. Ja vasta tuult. Nüüd järsk on vastu tuule. Või see lipp pettis lihtsalt. Õnneks Rolandil on see discgolfi kott kaasas, et muidu võib-olla tuul viks ära isegi. Et... Nii, meil on siis 2 pördit ja teised parrid. Et nii nagu sa ütlesid, et raskuselt kerguselt 3. jah. Et mängis siis 2,8 ehk 0,2 viset alla parri. Ja kokku võeti siit 29 pördit. Korv 16, par 3, 108 meetrit, OB vasakul paremal ja korvi taga. Ja nagu te näete siin neid Alutaguse valla nii-öelda siukseid ääriseid, siis need on lihtsalt nii-öelda reklaam ja suure rajal mängib see nagu saart, aga siin väiksel rajal on, nad lihtsalt on seal. Lihtsalt ilus. Lihtsalt ilus, jah. No, Alutaguse vald on ikkagi väga suur sponsor meil. Aga 108 meetrit, aga päris palju üles mäge kogu aeg kergelt, et tegelikult vajab päris head tugevat viset. Loim läheb kõrgelt tagaga Haiseriga ja tundub, näed... Jäi lühikeseks, jah, just, et millest ma räägin, et siukse kaliibriga mees ju tegelikult viskab vabalt seda 108 meetrit ära, aga... Tagakäega kindlasti on sellele korvile nagu parem läheneda, sest sa viskad nagu vasta nukki ja jääd nagu püsima, et eeskäega mingi hetk see maapind lihtsalt vajub alt ära ja siis võid nagu kaugele minna. Ja, Roland viskab ka sinna Alutaguse siltide ette. Sealt on üks 20 meetrit minna. Ja, sealt on 20 meetrit julgelt minna veel, jah. Ütleme Rolandile 30 lühikeseks. Saul teeb nüüd koi, see läheb liiga palju peale. Liiga korvile peale, see on kindlalt OB-s. Et mina mängisin siiski ikkagi eeskäega siin. Ja mina ka. Ja seda juttu kuuldes Markus ka kohe paneb eeskäega, aga see ei ole küll nüüd hea joon. See ei ole jah, väga hea joon, et nüüd 2 meest järjest OB-sse. Ja see läks juba keset nii-öelda fairway'd läks OB-sse, et see läks päris kaugelt.
nii, Chris Robini joon on päris heast, et see tuul on sealt paremat vasakule, peaks hakkama lükkama ja näed, lükkab ilusti sinna 10 joone juurde. jah, natuke jääb ringist välja, aga näed, lipp on nüüd seisma jäänud järsku vahepeal. Keerati kraanid kinni. Aga ja Markus on 50 meetri toki juures, täpselt. Siit väike A2 ja Vot, jäi seisma. Õnneks jäi seisma. Aga see oht on jah, nii nagu sa rääkisid selle TSK-ga. Isegi lähenemine näed, tahtis jooksu panna. Nii, Roland ongi umbes 20 meetri kaugusel ja ei hakka mingit riski võtma, et no, kindlalt korvi alla. Väga mõistlik lähenemine, et sealt ei ole mõtet proovida. jah, Loim teeb täpselt sama. Kaotada on palju rohkem kui võita. Aga Chris, veel on Martin on enne, jah. Martin viskab ka alla, et ma arvan, et Chris Robin läheb küll proovima, et sealt mäest üles on ju palju lihtsam seda viiset sooritada. Või läks layupile? Tundub, et Chris Robinil on layup päev. Nii, ja Tvinja ja kes meil siin veel? Aul võtab ka paugi. Jah, Tvinja, Aul, paugid. Jäänud parrid. Ja see rada nüüd raskusastmelt oli raskuselt 7 siis, et siin sai ju nii-öelda pahandust teha, aga 2 pöördit päeva peale. Üks oli mina. Kas sa olid teine? Ei, mina ei olnud teine. Said ka pöördisid? Sain 6 meetri pealt. Rada 17, par 396 meetrit. Läheb siis ja paremale poole kaskede sisse. Saab mängida tagakäe üleminevat, pigem siis kas putter või keskmaa või siis eestkäega suure haiseriga. Jõuab ka kohale tegelikult, et sina kindlasti läksid eestkäega, ma arvan. Jah, eeskäega läksin, aga siin oli nagu eeskäega on ta ikkagi päris keeruline, sest siia on vaja päris kõrgele visata. No kohe näeme, kas Loim näitab meile selle õige liini. Ta viskab alt. Tema läks alt, jah. Aga ta läks siuke... Ja tegelikult seal all... No see on nagu jääb kaugele. Jah, see jääb natuke kaugele. Päris pikk vise tuli ka, et see oleks pikal rahal päris hea vise. Et alt poolt saab ka, et seal on täpselt nagu siuke okstes siis vahe sees, et nüüd... Roland näitab tagaga üleminevat. Tundub hea joon. Tundub hea joon. Ja kannab ilusti lõpuni ja tuleb Pulsai. Nii, et pulsai ja tõste sisse. Nii, Chris Robin eest käega. Ja näed täpselt sealt okste vahelt läks, et ei läinud liiga kõrgelt. Aga see on, jah, ta ei jõua kohale, et kohale visata pead ikkagi haiseris ja üle viskama, et ta jõuaks hajuda sinna. Just, sa pead väga palju kõrgemalt viskama, et ma saan siis aru, kui vasakult poolt tuul puhub, et siis on nagu eeskäega hea, et ta lükkab kas ei puhunud või? Ta väga ei puhkunud, jah. Aul tuleb, natukene tõmbas nüüd sirgeks ketas ja jääb 10 meetrist välja. Aga selles mõttes, et ikkagi saab proovida sealt midagi. Ta on seal Loimiga ühes augus, et see on mingi 15-16 meetrit. Nii, kas Tvinja läheb üle nüüd? Ja läheb. Et see on nüüd see, mida meie mõtlesime plaksuda selle, jah. Ju siis meeldis, et jah. No, see võiks meeldida. See võiks meeldida, et pigem ikkagi seestkäega ülevalt minna. Et alt on natuke keerulisem kohale jõuda. Nii, Loim, mis ta on, 18 meetrit. Jumput ja siia võssi. Väike 5 meetrit, 5-6 meetrit. Nii, Aul on natukene lähemal siis. Ja jääb natukene lühikeseks, madalaks.
Chris Robin on ka 15 peal umbes. Ja siit ka ei tule, et... No nii, nüüd tulevad pöörditemed äkki või Tvinja kõigepealt. Nii, Tvinja liigub sellega kohe 3 alla. Kohe ühe viskaga 3 alla? No võistluse mõttes 3 alla kokku. Võtab siit pöördi. Nii, Loimil väike tester, aga... Nii Novin. No oleks see pöördiputt olnud, siis oleks väljas olnud, aga ise raputab ka pead, et ei tea, mis päev täna on. Ilmselt ei ole ikka ka ammu saanud kaameras mängida ja Chris Robinil on täitsa kohe vahendus. Nii nagu siin algusest hakkas tal minema sinna samusesse. Stabiilsus on hea. Stabiilsus. Et putte peab mööda. No hoiab ühte joont. Ega siis... Roland testis siin 2 vahepeal ära ja Martin Naul 3. Kui on näidend, siis on näidend, tuleb ühte rolli mängida, et... Ja korv 18, räägi siis need jooned üle, et mis siin mängima peab. Korv 18, par 5, 245 meetrit. OB on siis paremal olev põld. Ja vasakul jookseb siit nendest valgustuspostidest sinna puude taha ja siis jõuab sinna asfaltteeni. Ja asfaltteed mööda liigub siis OB edasi. Nii, droon jõuab. Päris hästi ilusti niidetud, et selles mõttes on kõik aru saadav, et kus see safe on ja kus on OB. Ja siis on korv siin. Et vahepeal on siis tulemused ka, et siin on teada, et Rudi Reinkort on -6 mänginud ja Erki Alliksoo on väga hea ringi teinud -9. Nii, aga Roland tegi oma viske ära, läks seda keskmist käppi viskama ja sai päris hästi pihta sellele, nii et väga hea esimene vise. Ehk siis räägin korra veel, et Erki Alliksoo -9 teinud ja on -5 peal. Nii et päris pingeline lõpp, ootame tees. Aul ja kes siin on, Tvinja Niinov, Loim peavad... Roland on ju. Ja Roland samamoodi, peavad siin nüüd vähemalt pöördi või isegi mõni iigli võtma, et mängu tulla. Tvinja tegi väga hea eeske viske ja Loim läheb nüüd ka eeskäega, aga läheb seda keskmist käppi viskama ja... Siin sa tahad, et ketas läheks kindlasti üle, et... Ja, kui sa keskelt viskad, aga siin on distantsi kõvasti. Päris pikalt lendes, nii et seal on juba safe ala. Seal on nüüd safe, aga küsimus on, et kas seal puude vahel saab ka drive'ida. Nii, kas siit läheb ka otse läbi? Läheb, aga saab oksa ja kukub siia alla. Õnneks jääb safe'i. Võib-olla isegi oli hea oks selles mõttes, et see oli nii haiseris, et see võib-olla oleks läinud vasakul OB-sse. Seda Andrus me nüüd teada ei saagi, et... Seda me teada ei saa, aga... Chris Robin teeb sükese pigem safe eeska viske. Nii. Martinil oleks kindlasti, et esikoha mängu siin saada, siis oleks vaja pöördit. Läheb siit üle OB paremalt poolt ja saab skippi ka. Ja... Skipib safe'i, et siin kasejoones tegelikult jookseb see paremal poolne OB ka, et ega ta väga kindlalt safe'i ei saanud. Päris piiri peal seal mängis. Nii, Chris Robin läheb ka, tundub taga käega ümber samade puude. Aga ta on natukene kaugemal ja saab... Ta paneb suure haiseri üle puude isegi, aga kas see ei liigu siia vasakpoolsesse OB-sse? Ja just täpselt nii juhtubki, et kahjuks OB, nii et hakkab oma 4. viset siis sealt asfalti joone juures tegema. Nii, aga Markus Tvinja Niinov tegelikult oli päris heas kohas, et see käpp oli tal väga hästi Oppa, nii, mis putte. Mis putt see veel oli? Aga siit on, tähendab, lühike putt jäänud, et see oli ikka korralik ja siuke. Kui selle ära paneb, siis on medali mängus. See oli siuke, ma ei tea, 140 meetrine. Obav. Ja Roland saab nüüd väga õnneliku siukse... Tagasi põrk. Ja, tagasi põrk, et... Puu ja post ja... Et nüüd on Martin Aulil ja Rolandil kindlasti pöördit vaja, et saada... See triivib OB poole, kas jääb
jäi safe. Jäi safe, et saada Dvinjaninoviga ühele pulgale. No Dvinjaninov peab ikkagi ära putima veel, et Noh, ma arvan, et ta on tõestanud selle ringi jooksul, et seal 4-5 pealt on ikkagi ära pand enamus. Nii, Aul tuleb ja skipi bullseye'sse. väga hea skip oli. Hästi mängitud. Martin Aul on kindlasti pördiputil. Chris Robin läks sealt siis nii-öelda OB-sse. Ja teeb nüüd 4. viske. Ja üle selle 8 meetri kivi ja viskab 4 peale. Nii, Rolandil ka väga tähtis vise. Ja Roland peab siit kindlasti korvi alla selle saama. See punane ketas üldjuhul tal lendab ilusti korvi alla. Ja siuke 4 meetrit. No ringi alguses pani mööda neid. Äkki nüüd paneb ära. Loodame. No ma usun, et nüüd ikka paneb juba, et Nii, Laimi Iigliputt. Iigliputt, jah. Et jäi lühikeseks. Aha, Markus ikkagi seal 7 meetri peal. Tundus lähemal, aga No, siit on veel oma jagu. siit on ikka oma jagu veel minna, jah. Et võtab kõik. Kui ta selle ära putib, siis on ta teise koha peal. Ja paneb ära. Saab Iigli kätte, -5 peale liigub. Ja nüüd on meil siis, kui Roland ja Martin Aul ära panevad, siis on 3 mees siin -5 peal. Ja paneb ära. Seekord enam ei eksi otse keskele. Nii, Chris Robin lõpetab oma raske ringi +3-ga ja võttis siit viimaselt OB5. Kokku +4 täna siis, et üks oli alla enne ja... Ja Martin Aul võtab pördi ja -5. Ja Loimil jääb natukene puudu. Võtab küll pördi 18-lt, aga -4. Ja sellega jääb ta 6. kohta jagama. Nii et meid ootab siis ümber mängimine. Ja meil on selgunud ka Alutaguse Openi võitja 2021, Rudi Renkort, -6. Ja teist kohta siis hakkavad mängima Markus Dvinjaninov, Roland Kõur, Martin Aul ja Erki Alliksoo. Just. Et Erki tuli siis kolmandast puulist. Tegi päeva parima ringi, uue rajarekordi, -9. Saades ka PD-ga punkte natuke üle 1000 selle eest, et väga hea ring Erki poolt. Kas ta on ka sama kuum nüüd ka ümbermängimisel, kohe selgub. Nii, Erki alustabki päris laialt, liiga laialt läheb. No, see on 15 meetrit korvist umbes. Ja nüüd see tuul on ka sealt vasakult paremale ja täp samamoodi, et sinna korvist paremale suhteliselt sama joone peal ütleks Erkiga. No, praegu. Siit on ka vasakult näha lippe, et on juba tuul ümber puhkunud. Tuult ikka liigub. Ja näed, Auli kettal ei lase üldse feidida, et täitsa sirgelt lendab ja ükski ketas ei ole praegu 10 sees. No, mehed on lihtsalt nii võrdsed. Ja nüüd Roland viskab sisse. Päris hea võimalus on Rolandil nüüd. Nii, Erki kõige kaugemal. Ja nüüd oli, kas nüüd tuul muutus, et nüüd oli Erkil puti ajal oli tagatuul? No, tundus siuke leiapi moodi asi. Ja sellisel hetkel enam leiab ilmselt ei minda panema. Aul läks proovima. Teades, kui lähedal Roland on korvile, siis kõik peavad proovima. Kõik peavad proovima, jah. No nii, Markus Dvinjaninov. Nii, näitas ilusti ära, kuhu ta tahab. John Putt. Ja sees! Ja sees, mis tähendab seda, et paneb päris suured pinget peale Rolandile, kes on korvist, no mis ta on? 6 meetrit. No, 6,5, jah. 6,5 ja noormeesel täiesti mööda korvist, et eksib. Aga see on selle mängu võlu. Ja
Markus Vinjaninov on meil teise koha omanik. Teise koha omanik, nii-öelda medalikoha omanik. Et ega siin Rolandile tuleb öelda, et selline on elu, nagu Mattias Villota meil räägib, et kindlasti tulevikuks on see siuke hea mäng, et see tuleb enne kaotada, kui hakkad kogu aeg võitma. No nii on, jah. Millal meie kaotused Andrus läbi saavad? Nii, aga siis Vinjaninov teine ja 3 ülejäänud meest hakkavad siis teisel rajal edasi ümber mängima. Ja alustab Erki. Erki läheb ikka eest käega, nii nagu ka ringi ajal. Aga siin ma tean, et oli päris tugev vasakult paremale tuul ja nagu näha see tuul kannab, aga okei. Jäi seisma. Jah, et see väike rohu tutt võttis seal kinni. Nii, Aul läheb endiselt tagakäega. Tuletame meeldes, et ringi alguses Aul viskas OBS-e. Ja okei, ja no nüüd pani 9 peale. Ja ilusti seisma ja ringis sees. Nii, Roland ka tagakäega. Väga hea joon. Skipki oleks vaja. Ja jälle Rolandilt väga hea vise, et on kõige lähemal korvile. Kõige lähemal Martin Aul alustab. No, Martinil on teada, et see tuleb ära puttida. Ja putib. Ja siit seda ta teebki, jah. Putib ja tundus, et täitsa tuulevaikus oli ka putte ajal. Nii et nüüd on Rolandil ja Erkil vaja ära panna. 2 identset putti Rolandilt. Kuidagi Rolandil jah, see putt ei no nii, Erkil on väga tähtis putt. Ja see jääb madalaks. Ja Martin Aul võtab selle võidu siit vastu ehk 3. koha. Kui nii lihtsalt antis peab võtma. Ja esikolmik ongi meil siis Rudi Reinkort, Markus Vinjaninov ja Martin Aul. Martinil oli muidugi natuke õnnelikum päev, et tuli ka selle 3. kohaga Ida-Virumaa meistriks see aasta. Et Rudi on meil siis käinud siin korduvalt mängimas, siin näete ka top 11. Ja lõpuks saada siis selline võit, ütleme muidugi vaheaastal, kus siis ei ole suuri mängijaid kohal, aga ikkagi 90 mängijat oli kohal ja. Jah, aga -6 ei olnud parim tulemus. Nii nagu me rääkisime, et MA3 võitja Oliver Võõbus siis -9. Seekord selline lugu ja nägemist. Nägemist ka minu poolt.